Tere jahedat reede varahommikut siit Narva Kindluse müüri äärest, Narva sadama lähedalt. Jube hea on jälle sadulas olla. Jube mõnus. Üks väiksed hirmud on endiselt sees, et aga mis nüüd edasi saab. Aga pigem on selline ootusarevus. Plaan täna teha lühem päev, anda veel aega ravimiseks või taastumiseks või paranemiseks. Ja eks siis paistab, mis tänane päev veel lisaks toob. Liigun mööda kergiliiklusteed Narvast Narva-Jõesuu poole. Ja üks tähelepanek, mida ma tahtsin jagada, on see, et siin on hästi mitu sellist välijõusaali või välitreeningu ala, mis on äge. Ja teine on see, et enamus, kes siin hommikul praegu kella 7:30 ajal tervisesporti või sporti harrastavad, on vanemad inimesed. Ikka vanemad inimesed. Kepikõnd, hästi kerge sörk, jalgratas ja päris palju kohe on neid, mida on täiesti nagu rõõm näha. Ja noori ei ole näinud sporti tegemas, need ilmselt magavad ja teevad sporti õhtul. Väga sportlik rahvas siin Narvas. No nii, väikse märgilise tähendusega hetk, et olen siis Eesti teises nurgas. Kui kagunurk sai võetud, siis nüüd ma olen kirdenurgas. Siit edasi mere ja jõe kokkusaamiseni peaks natukene vist seadust rikkuma, aga ma ei hakka seda tegema. Ja olen siis nii kaugel kui võimalik mööda jõe kallast. Siuke värk. Päris hea tunne on, päris ülev tunne on. Tere meri! Esimest korda siis selle seikluse jooksul kohtumine merega. Ma ei tea, kui kõva tuul siia mikrisse jookseb, et kas minu juttu ka peale jääb. Aga täna on üsna kõva tuul siin mere ääres. Nagu võib ka lainetest näha. Tegelikult on äge ja võimas. Ja seal kuskil siis jookseb jõgi merre. Juhuu! Mereni väljas. Kui ma viimati Narva-Jõesuus käisin, siis see võis olla äkki aastaid 15+ tagasi. Mälet äkki enne Steni sündi, peale Steni sündi vist ei olegi käinud. Siis oli siin, ma ei tea, võib-olla 2 spaad. Aga praegu see tee, mis viib Narva-Jõesust välja. Ma ei tea, siin on vähemalt, ma nägin äkki mingi 4 või 5 spaad. Veekeskused, värgid. Aga äge. Peaks isegi tulema äkki kunagi. Peregi kaasa võtma. Mis sa arvad, Mann? Jõudsin Sillamäele. Seiklen siin suurte punaste kivimajade vahel. tahan jõuda sinna kõige
ilusama Sillamäe vaatega. Promenadini. Ma ei tea, kuidagi üsna nukker on see punaste majade plejaad siin. No tere! Siin see on, see Sillamäe kõige kuulsam vaade. Seal on ka üks turismigrupp, kes tuli sama asja vaatama. See on kuskil kaugemal, mere ääres. Siuk värk. Lähen proovin nüüd sinna ülesse treppide juurde minna. Teeks mõne pildi ka mälestuseks. Käib kõva hooldus. Trimmerid niidavad. Aga see Sillamäe mereäär on küll väga ilusaks tehtud. Väga kaunis promenaad on siin jalutamiseks. Siin on väike kena promenaadi kohvik. Patt oleks mitte midagi osta. Kohv ja klassikaline vahvel karamellitäidisega. Selleks, et saada Sillamäelt Tallinna poole, peab läbima umbes 3 kilomeetrit. Tallinna-Narva maanteed üsna tiheda liiklusega lõiku. Paraku lihtsalt muud varianti ei ole, isegi RMK matkatee läheb samamoodi sealt samast Tallinna-Narva maanteed mööda. Päris tihe liiklus. Ja naljakal kombel maha keerates tuleb tükk maad sõita jälle Sillamäe poole tagasi, enne kui saab lõpuks mere äärde ja siis Tallinna poole hakata sõitma. Siuke seik. Käisin Toilas poes. Tänaseks ma arvan, et võib sõidule joone alla tõmmata ja hakata otsima majutuskohta. Piisavalt palju on täna liigutud, et äkki nüüd anda siis jälle tagumikule veits puhkust ja aega ravimiseks. Tulin siin Toilas natukene randa istuma ja mõtisklema. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda jääb selle kõva tuule ja lainetamise taustal. Sealt on vihm ka tulemas. Tahtsin natukene rääkida sellest, mis üleeile toimus. Et kui ma olin sellest raskest ja stressirohkest päevast üsna omadega aukus ja kapsas, olin nii füüsiliselt kui vaimselt väsinud ja ei olnud enam peas seal kohas, kus ma oleks tahtnud olla. Igasugused mõtted käisid peast läbi. Katkestamise ja mis iganes mõtted. Aga tänu lähedastele ja sõpradele ja treenerile vesteldes ja rääkides ja natukene hinge tõmmates ja natuke puhates. Päeva lõpuks ega keegi minu eest otsustada ei saanud, et ma pidin ikka otsus ise tegema. Aga oluline oli võtta hetk rahunemiseks ja natuke hinge tõmbamiseks. Nii tollel momendil kui ka nendel viimasel paaril päeval. Ehk et ma arvan, et see otsus üleeile jääda Narva ööseks või 8 ööks hotelli puhkama ja taastuma ja ravima oli väga õige otsus. Juba pärast esimest ööd ma sain aru, et kui ma oleks läinud tollel õhtul koju, siis ma oleks väga kõvasti kahetsenud seda otsust. Aga kuhu ma tahtsin selle jutuga jõuda ja mis selle püant on, nagu ka eelmine aasta, nii ka sel aastal, see seiklus ja matk ja pikalt üksi olek
toob kuidagi hästi lähedale kontakti enda tunnetega. Et kõik emotsioonid on kuidagi väga lähedal ja kõik emotsioonid on kuidagi väga kättesaadavad. Et need emotsioonid, mis tookord üleeile õhtul mul peast läbi käisid, olid kordades tugevamad kui need, mis mul on kodus olles. Ja ka praegu ja ka eile, isegi kui YouTube'is vaatad mingit videot, mis on natukenegi emotsionaalsem, kohe on silmad märjad ja pisarad jooksevad. Et see emotsioonide tulv on hästi lähedal ja hästi ehe. Et seetõttu jällegi julgen soovitada võtta aeg iseendale ja olla üksi oma mõtetega. Ma vist natukene rääkisin enne matka sellest ühes oma vlogi episoodis ka, aga enam täpsemalt ei mäleta. Vot nii.